tere! Tulen esimest korda oma grupis laivi. Kes tuleb vaatama, see tuleb. Kes vaatab järgi, see vaatab järgi. Alustan selle koha pealt, et kuidas ma üldse ise jõudsin loodusmeditsiinini. Ehk siis ise ma puutusin kokku sellega esmakordselt aastal 92 novembris, kui peale angiini mu perearst korduvate analüüside tulemusel teavitas, et nüüd on vaja mul mõneks kuuks haiglasse minna, kuna angiin oli löönud neerudesse. Tol korral perearst veel lohutas, et ole õnnelik, et see sul neerudesse lõi, et kui oleks löönud südamesse, siis oleks nagu asi hullem olnud. Tol korral ma olin 21. Esimene laps oli alla 2 aasta vanuse ja see reaalsus, et sisuliselt kohe perearsti kabinetist oli mul võimalus ainult korraks kodust läbi käia ja koheselt haiglasse minna aasta ja 10 kuuse lapse kõrvalt, ei olnud just kõige rõõmustavam info. Aga mis teha, oma tervis ju nii oluline. Tol hetkel ma siis ka läksin haiglasse ja olin seal praktiliselt 3 kuud. Ja ainuke võimalus oli siis käia, režiim oli voodist tualetti ja tagasi. See oli kõik. Peale 3-kuulist haiglas olekut, kui ma ükskord haiglast välja sain, siis kui arst ütles seda, raviarst, et no more babies. Ehk siis neerudega ei ole nali ja rohkem lapsi just nagu tulevikus enam ei ole mõistlik planeerida, sest raseduse ajal on üsna suur koormus ka neerudel. Tol hetkel ma nagu väga tõsiselt seda infot ei võtnud, aga õnneks oli mul selline tore ämm, kellel oli omakorda siuke tore naabrinaine, kellel oli mingist ajast masinkirjal trükitud ravimtaimede raamat. Ja ämm tõi selle raamatu mulle. Ja siis ma sealt uurisin ja lugesin välja seda, et neerude tegevust toetab põldosi. Ja ämm oli selles mõttes nii palju toeks ja abiks, et ta ise tegelikult maal varus seda põldosja. Ja ma tegin praktiliselt 1 või isegi 1,5 iga päev põldosja teed ja samamoodi igal õhtul pool tundi olin siis 20 minutit kuni 30 minutit põldosja vanni tegin. Ja selle tulemus oli see, et kuna ma käisin iga kuu andmas kontrollanalüüse, uriinianalüüse, siis ühel hetkel arst konstateeris fakti, et uriinianalüüsid olid korras. See oli minu esimene kokkupuude selle osaga, et ka taimedega on võimalik oma tervist korda saada. Läksid aastad ja vaatamata sellele, et mulle öeldi, et rohkem lapsi nagu ei saa, siis on mul siiski tänasel päeval 3 poega, ehk siis 2 poega sündisid hiljem. Ja 2014 oli see aasta, kui tänu oma klassiõele jõudsin ma ka rolliklubini. Ja tegelikult ka rolliklubini ma jõudsin hoopiski tänu sellele, et mul nooremal pojal olid väiksest peale kobarpeavaluhood. Ja kõik, kes te olete lapsevanemad, siis te ilmselt mõistate seda, et kui circa 3-aastane laps selleks, et ta peavaluhoog järgi annaks, pead sa andma talle pooletunnise vahega 400 milligrammise ibumaksi, ehk siis 2 ibumaksi pooletunnise vahega, et see on nii väiksele lapsele liig, mis liig. Ja see oli see, mis tegelikult sundis mind otsima lahendust. Sest kui poiss oli 5, siis raviarst kirjutas lapsele juba maakaitsega tableti. Ja see oli see koht, kus ma sain aru, et siin tuleb otsida mingit muud lahendust. Täna me oleme selles faasis, kus lapsel neid peavalusid on üli harva
Ja see on ka see koht, kus olen mina täna selles faasis, miks ma jagan seda informatsiooni, mida Koralliklubi pakub. Ja see on ka see põhjus, miks ma täna siis tegin otsuse tulla laivi. Koralliklubist rääkides, siis ettevõte on ise tegelikult loodud juba aastal 1998. Ehk siis, kui me võtame aasta arvu arvesse, siis tegelikult 22 aastat vana ettevõte. Ja ettevõte on loodud selle mõttega, et õpetada inimesi, kuidas nad saavad ise toetada läbi looduse oma organismi ja aidata sellel organismil samm-sammult terveneda. See kõik ei tule kohe hobilt, vaid see tuleb samm-sammult. Ettevõte omab Kanada litsentsi, ehk siis registreeritud Kanadas, ja maailmas on tegelikult vaid 2 riiki, kus on toidulisanditele äärmiselt ranged nõuded. See on India ja see on Kanada. Ja nendes 2 on reegel see, et toidulisandeid võib müüki paisata alles siis, kui toimeainet on vähemalt 80%. Eestis on minu teada see piirmäär 20 ja 40% vahel. Ja kui nüüd vaadata kui ärilist poolt, siis kui ma olen ettevõtja ja äriomanik, siis mis põhjus või mis huvi on mul kulutada rohkem raha, kui on mingi piirmäär ees, mis on miinimum. Kui on öeldud, et näiteks 40% on see toimeainete piir, mis peab olema, siis miks ma peaks panema sinna kas 41 või 45 või 50? Ärilisest kaalutlusest ei ole ju sellel pointi. See on see põhjus, miks tegelikult on Koralliklubi tooted tõepoolest olnud äärmiselt efektiivsed. Ja tõepoolest on ka väga paljude inimeste tervist muutnud ja ka aidanud. Ettevõttel on tarned enam kui 180 riiki üle maailma ja esinduseid erinevates riikides on tänaseks 38 ja neid tuleb samm-sammult aina enam juurde. Kõige põhilisem meie õpetajaks on tegelikult Olga Butakova ja ka Marina Fedorenko. Et kui te neid 2 nime kas või panete Google'isse, siis te leiate, et nad mõlemad on väga pikaajalise staažiga meedikud. Olga Butakova on 40-aastase staažiga arst ja tegelikult Marina Fedorenko samamoodi. YouTube'is on nende mõlemate poolt väga-väga palju erinevaid terviseloenguid, mis on jah, küll paljuski vene keeles, kuid YouTube on juba nii palju arenenud, et saab sealt ka valida selle automaatse tõlke. Kui ettevõttesse loodi, siis tegelikult tema esimeseks tooteks oli just nimelt vesi. Ehk siis selline pakend, Coral Mine, mida siis tegelikult pannakse üks filter, on siin sees, mis pannakse 1,5 liitri pudeli kohta. Ma püüan siin kohe ühe pooliku pakki lahti võtta. Ja siis üks selline väike filter läheb 1,5 liitri pudeli peale ja kui see on sul pudelisse pandud, siis selle tarbimisaeg on 6 tundi. Mina panin siia enne vee sisse ja see vesi on käesoe, sest tegelikult ideaalis ta peakski olema käesoe. See pudel on siin küll 1,5 liitrine, või mitte 1,5, vaid kuskil 600 milliliitrit. Aga mina tegelikult täpselt siia selle panengi ja niimoodi seda kasutangi. Et ta siin mõne hetke, natukene ta siin seisab, mina tavaliselt natuke loksutan, siis tal tegelikult tekib koheselt see toime ja see on see vesi, mida mina siis igapäevaselt joon. Kusjuures tegelikult, kui see filter alles jääb ja sa oled oma vee ära joonud, siis kui sul on näiteks kodus kas taimed, nii nagu mul siin aknalaua peal on, erinevad taimed, mul on ka aed, siis tegelikult selle sama filtri, mis siin nüüd sees ulbib, selle ma võtan siit pudelist välja ja ma raputan selle tegelikult taimedele. Ehk siis tegelikult see liim, mis sellest filtrist alles jääb, sa saad selle väga hästi ära kasutada taimede peal, oma toalilled või õuelilled või kas või puuviljad, et selles mõttes puuviljapuud, ütleme ploomipuule panna või kersipuule panna, et seal on mineraalid täiesti olemas. Mis puhul seda veel saab kasutada? Kui sa selle
liiva võtad välja ja segad natuke kookosõliga või kookosrasvaga, siis sa saad teha väga hästi ka näomeski. Sest see liiva struktuur on see, mis puhastab ka su näonahka. Et see on see põhiline asi, mida mina kasutan. Teine asi, mida ma kasutan, on H500, mis on tegelikult tugev antijooksudent, mis annab keharakkudele hapniku. No, saame siit selle lahti või? Natuke hambaid kasutama. Nii, hopsti, sain ära. See on täitsa uus purk. Kõik asjad on kohe hea reaalselt näidata. Ja siin on sellised imepisikesed, sellised hästi väiksed kapslid. Tegelikult need kapslid saab väga hästi ka lahti võtta. Ja tavapäraselt, mida ma tegelikult teengi, on see, et sellesse samasse ja küll pidi kukkuma, siis läks. Et kui ma võtan siit selle lahti, siis ma varan selle kapsli sisu vette ja tegelikult ma aeg-ajalt joon ka kohvi, siis et tegelikult ma valan selle kohvi aeg-ajalt ka õigemini selle kapsli sisuga kohvi peale. Ehk siis tegelikult, kui sa armastad kohvi juua, siis tegelikult H500 on see, mis neutraliseerib ka selle kohvi happelisust. Kusjuures mõnedel kordadel, kui ma olen käinud inimestel külas ja kui mind on kutsutud külla ja kui mul on see H500 purk kaasas, siis me oleme seal teinud reaalset katse. Et me oleme teinud kohvi ja pannud ühte tassi kohvi ja teise tassi selle kohvi, kuhu me oleme sisse pannud selle H500. Ja mõni on öelnud, et see muudab kohvi maitse justkui nagu lahjemaks. Noh, võib-olla mõnel tõesti. Mu enda poeg, kes on täna 29, tema tegelikult avastas selle, et ta pani selle kapsli sisu kohvi sisse ja ütles, et kohvi sai hoopis pehme maitsega. Samamoodi, mis on väga hea ja ütleme, kui on mingid põletikud viiruste perioodil, siis on tegelikult kaks sellist põhitoodet on Paudarga ja Black Walnut ehk siis sipelgapukoore kapslid ja musta pähkli kapslid. Et seda on nii, ütleme seda musta pähklit on nii kapslites kui on tegelikult ka tablettides. Et siin purgis on mul tegelikult täitsa olemas mõlemad versioonid. Et ma olen kahe erineva sisu pannud kokku, et on nii tablettides olemas, kui on kapslite olemas. Täpselt nii, nagu sulle sobib, nii sa saad tegelikult ka valida, kumba sa kasutad. Ja Paudarga on kapslites, seda ei ole tablettides. See kapslid, mille saab samamoodi tegelikult kapslist välja võtta. Minu isiklik kogemus on nendega see, et kui mul oli siin 2016 aasta augustis oli põiepõletik, siis see oli siis esimene kord, kui ma olin juba tegelenud mõnda aega koralliklubiga ja tol korral minu mentor Heli Tennossaar oli see, kes soovitas võtta just nimelt need looduslikud asjad appi. Ja ma võtsin Paudargat esimesel päeval 5 tükki iga 3 tunni tagant ja musta pähklit võtsin 3 kapslit iga 3 tunni tagant. Ja selliste doosidega ma võtsin kuskil 2 kuni isegi 5 päeva. Siis ma vähendasin doose ja kokkuvõttes kuskil 10.–11. päeval hakkas valulik pisimine vähemaks jääma. Ja teine samasugune kogemus oli mul eelmisel aastal veebruaris. Et kui mul oli samamoodi, tajusin, et tekib põiepõletik, siis ma võtsin kohe need suured doosid. Et selles mõttes need on suurepärased looduslikud tervendajad, milledega oma keha toetada. Täpselt samamoodi tegelikult on nad abiks siis, kui sul on mingid põlve või liigeste probleemid, sest ütleme nii Paudarga kui ka must pähkel
neil on ka see toime, et nad on nii parasiidi kui seentevastased. Ehk nad viivad organismist välja nii parasiidid kui seened. Nad mitte ei tapa neid organismist ära, mida teevad sageli, ütleme, keemilised preparaadid, mida võib-olla pakutakse, vaid nad viivad nad õrnalt organismist lihtsalt välja. Selles mõttes, et kui nad organismis sellised parasiidid ja seened ära tapetakse, siis tegelikkuses tekib see, et kuna nad tekitavad ka toksiine ehk siis kehamürke, siis need jäävad su organismi sisse. Et sellepärast on hästi oluline, et need kaks toodet käivad tegelikult praktiliselt alati koos. Siia võib juurde võtta ka veel küüslõgukapslid, mis on koralliklubi täitsa olemas, et sellise kolmiku komboga teha oma kehale puhastust. Ja kui rääkida nüüd parasiidi ja seenetõrjes, siis tegelikkuses on seda mõistlik teha tsükliliselt, ehk siis selles mõttes tsükliliselt, et sa teed seda minimaalselt 21 päeva. Siis sa jätad kuskil 7-10 päevase pausi ja siis sa kordad seda uuesti 21 päeva, minimaalselt kuni 30 päeva. Ja seda peaks siis tegema kuskil soovitavalt 3-4 tsüklit. Miks? Seda eelkõige sellepärast, et tegelastel meie kehas, parasiitidel ja seentel on oma elutsükkel ja tavaliselt ongi see 21 päeva. 21 päeva sees on see, et kus kooruvad jälle uued munad ja nad hakkavad jälle kasvama. Siis on jälle mingi uus tsükkel. Ja just nimelt sellepärast ongi vaja seda organismi puhastust teha tsükliliselt ja soovitavalt kindlasti 3-4 korda. Võib isegi teha pikemalt, on isegi tehtud pool aastat järjest, et saada nagu organism samm-sammult puhtamaks. Samamoodi, mis on hästi olulised asjad, on tegelikult veel on assimilaator ja nüüd uustoode veekurunga. Ehk siis need on tegelikult meie seedimist soodustavad preparaadid. Ehk siis kõige lihtsam viis oma seedimist toetada on süüa igapäevaselt naturaalselt hapendatud tooteid. Ehk siis naturaalselt selles mõttes, et veenduda selles, et juhul kui sa valid selle tee, et sa ostad poest, siis kas hapendamise käigus on kasutatud äädikat või mitte. Tegelikult hapendatud tooted peaksid olema ilma äädikata, siis on nad ka kehale võimalikult sõbralikud. Et mina olen teinud kodus ise hapukapsast väikeste portsjonite kaupa ja kui iga päev tarbin natuke sahaval hapukapsast, siis see tegelikult aitab ka väga hästi seedimist toetada. Täna, kuna mul on olemas nii biokurunga kui ka assimilaator, siis mul on hakanud meeldima just see kurunga. Üks põhjus on see, et ta on sellistest väikestes tablettides. Et mina võtan iga päev 2 tükki. Ja assimilaator on tegelikult kapslites. Ehk siis sellised kapslid. Et ma tean, et mul on paar sellist tiimiliiget, kes võtavadki enamus asju kapslist välja ja raputavad toidu peale. See on ka väga okei viis tarbida. Nii, põhiasjad said praegu räägitud. Tahtsime tegelikult tähelepanu juhtida ka sellele, et viimasel ajal on juba paar viimast aastat on räägitud päris palju sellest, et kui suurt rolli mängivad meie kehas tegelikult soolestik. Kõik see, mis tuleb naha peale välja, on tegelikult sageli seotud soolestikuga. Sageli soolestik räägib ka sellest, milline on sinu tervis. Ehk siis ma sageli toon oma loengutest ka tegelikult selle näite, et kui on maja ja majas on kanalisatsioonitorustik. Ja kui on situatsioon, kus see kanalisatsioonitorustik läheb umbe, siis on ju kogu maja elu häiritud. On ju täiesti loogiline. Tegelikult inimkehaga on see täpselt samamoodi. Et kui sinu nii-öelda kanalisatsioonitorustik on must ja roiskunud ja seal elavad seened ja parasiidid, siis tegelikult see mõjutab absoluutselt kogu sinu enda keha seisukorda. See mõjutab seda, kas ja kui väsinud sa oled, milline on su enesetunne, samamoodi mängib see rolli ka sinu nahaseisundis.
mis iganes muud asjad. Kusjuures seened meie organismis on, neid mingil määral peab olema, aga paljuski neid on liiga palju. Ja seened meie organismis on tegelikult need, kes söövad ära meie liigestevahelised osad. Ja selle jaoks tõepoolest on väga hea see Baudarco, mis ma enne näitasin, et teha üks circa pooleaastane kuur, et kas või 30 päeva järjest võtta Baudarcot 3 kapslit 3 korda päevas, teha siis circa 10 kuni maksimaalselt 30 päeva pausi, järjest võib seda võtta 90 päeva ja siis teha paus ja siis uuesti võtta. Et mul on täna tiimis üks naisterahvas, kellel on olnud liigestega probleemid ja ta on sügisest saadik päris tõsiselt näinud vaeva oma keha korrastamisega ja kasutanud ka paljuski kõike seda, mida ma olen soovitanud ja siis mõni aeg tagasi jagas, et ta on väga tänulik ja ta väga fännab neid tooteid. Et selles mõttes tegelikult, kui olla järjepidev ja regulaarselt puhastada oma keha, siis tegelikult tekivadki reaalsed tervenemistulemused. Et mina ise olen läbi korallitoodete saanud korda oma enda tervise, selles mõttes oma eelkõige seljavalud, mis tegid mulle tohutut probleemi. Need, kes teavad ja kes on näinud, mismoodi ma nende käes vaevlesin, siis need ka teavad. Aga näitan ära veel 2 asja. Et selles mõttes praegusel ajal on ka väga olulised asjad on nii C kui D-vitamiin. Et need on mõlemad selles mõttes liposoomsed ehk siis need, mis jõuavad otse rakuni. Pudel on ise selline ja läheb see lukuga. Ja siin on tegelikult peal on mõõdik, et kui palju milligramme siis seda võtta. Et selles mõttes sellist lahendust ma ei olegi varem ühegi ettevõttel näinud. Selles mõttes on väga, väga hea, et sellisel viisil olemas on. Et siin on praegu nagu täpselt 1 milligramm. Kusjuures maitseb jumala hästi. Ja teine, mis see oli nüüd C-vitamiin ja D-vitamiin on sellises pudelis ja tal on kaasas selline väike topka. Siin väga palju enam alles ei ole, aga siin samamoodi selle topka peal on mõõttühiket, et saad võtta täpselt nii palju, nagu sul vaja on. Mina ise kasutan neid igapäevaselt ja täpselt samamoodi seda teevad ka minu lapsed. Kui sul tekib küsimusi, ühe asja tahtsin veel öelda, et selles mõttes nüüd maikuus järgmisest nädalast, kes soovivad, siis korra olen ka oma enda Facebooki lehel välja hõiganud, et võiks alustada samm-sammult oma kehapuhastamisprogrammiga. Ja esimene programm, millega ma võiks alustada, ongi just nimelt harjutada regulaarselt vee tarbimisega. Ehk siis igapäevaselt, et sa jooksid vett, mis jõuab sinu keharakkudeni. Ma panen siia postitusi alla ka reaalselt oma blogi lingi, kus on väga põhjalikult sellest veest lahti räägitud. Kuidas seda vett tarbida, miks just seda vett tarbida ja mida see tegelikult annab. Et ma ei hakka hetkel praegu laivis seda üle rääkima, kuna mul on see postituses hästi põhjalikult ka kirja pandud. Ja kui kellelgi tekib küsimusi, siis kirjutage mulle julgesti. Püüan aeg-ajalt jälle taas mingi uue info või siis rääkida mõne toote jälle põhjalikumalt lahti, et saaksid aimu ka, et miks ja milleks üleüldse mina selle ettevõttega tegelen ja miks ma tegelikult soovitan ka teistele, et neid tooteid tarbida ja regulaarselt oma kehaga puhastada. Aitäh teile ja kõike lahedat!